Me oleme praegu Narva põlevkivikarjääri rekultiveeritud puistangul, kus mets on siis orienteeruvalt 40–50 aasta vanune. Ja see mets on osutunud juba sobivaks elupaigaks metsisele. Et kui rääkida metsisest põlevkivikarjäärides, konkreetsemalt siis praegu Narva karjääris, esimesed tähelepanekud, mis mulle teada on metsisest nendel aladel, pärinevad juba 90ndate aastate lõpust, 2000ndate algusest. Minu kolleegid RMK-st paar aastat tagasi talvisel ajal kohtasid siinsamas lähedal kuut emametsist. Praegu see konkreetne koht on ühe isametsise tegutsemisterritoorium. Ka sellest isametsisest on infot juba mõne aasta eest tulnud. Nüüd, mis tänavu aasta on tähelepanuväärne, on see, et see metsis on otsustanud siin selles kohas hakata mängima. Tõsi küll, see mäng on selline niinimetatud hullu metsise tüüpi mäng, ehk et ta ei karda inimest, tuleb inimesele juurde ja käitub nii-öelda liigile ebakohaselt. No arvatakse, et selline käitumine ilmneb metsisel just kohtades, mis ei ole head elupaigad, et viitab sellele, et metsise kukk ei leia endale konkurenti teiste isametsiste näol ja ei pruugi leida ka siis partnerit metsise kana näol. Aga iseenesest see tõik, et see metsis on otsustanud siin pikalt paigal olla ja ka käituda siis kevadel niimoodi mänguliselt, viitab sellele, et need vanemad karjääris istutatud männikud on muutumas metsise jaoks elupaigaks, kus metsised veedavad suurema osa oma aastast. Ka peale põlevkivi kaevandamise lõppemist on metsised leidnud, et need rekultiveeritud metsad neile sobivad. Aidu karjääri kaevandatud ala pindala on üle 30 ruutkilomeetri ja valdavalt on see metsastatud. Nende kanalite vahel platoodel on RMK poolt istutatud mets. Metsa aktiivne istutus algas kuskil 1960-ndatel. Valdavalt on istutatud siia mändi, vahele ka ribasid kaske, on siin katsetatud ka haavapuuliikidega ja üht-teist veel. Ja see arvamus, et seal kivisel pinnal puud ei kasva, nagu näete, ei ole päris õige. Ja metsa on juba kõiksugu asukad juba siin kasutusele võtnud. Siin on nähtud nii karusid, põtru, metsigu, ilveseid, rebastest ja jänestest rääkimata. Metsiste poole pealt on metsised ainult selles metsa vanemas osas. Ja sinna mina kui keskkonnajuht väga ei saatu. Seda enam, et seal on ka harjutusväljak. Harjutusväljakule jäi ka mitu järve. Ühe järve nimeks on pandud lausa Ilusjärv, venekeelsest sõnast Krasivoje oosera. Selle järve juures on juba tunda lausa sellist ehtsat järvelõhna.